Expressions, ehte gurmaanide lemmikpäev. Tere armas vaataja! Käes on jälle laupäeva hommik ja meie hakkame jälle koos seiklema. Tänast laupäeva mina alustan soolakambris, mis peaks hea olema minu hingamisteedele. Aga edasi liigume juba käte parafiini hoolitsuse juurde. Mida sa teie restorani menüüst soovitada oskaksid? No, ma arvan, et pöff on väga hea valik ja veisefilee. Mulle tundub, et Saka mõis on väga hea koht, kus pulmi pidada. Ja, absoluutselt. Meil on siin aastast aastasse olnud väga palju erinevaid pulmi, nii suuremaid kui väiksemaid ja tõesti, vaadates ka seda mõiseparki, see on ideaalne koht pulma pidamiseks. Missuguseid suuri üritusi siin siis veel saab pidada? Täpselt selliseid, milliseid klient soovib, juubeleid, sünnipäevi, konverentsid, seminarid. Kui palju te ööbima mahutate? Meil hotellimajas on 33 tuba, siin 12. Suvetingimustes on meil ka kämpingumaja, et kokku kuskil 100 inimest. Ja lisaks siis ööbimisele saab siin nautida ka spaad ja hoolitsusi? Jah, meil on nii nagu ühel õige spaalik olema peab, et on majutusteenus, toitlustus ja spaateenused. Meil on siis ka à la carte restoran, mis on siis üle Eestit tunnistatud inimeste seas üheks parimaks toidukohaks. Ja mida see parafiini hoolitsus, mida see peaks andma? Ta toidab nahka, ta niisutab nahka ja ta muudab käed hästi pehmeks. Ja milliseid hoolitsusi saab siis spa poole peal nautida? Meil on väga rikkalik valik, on kehahoolitsused, on massaažid, on näohoolitsused ja eriti hea on šokolaadimassaaž. Minul on nüüd käed mõnusa sooja parafiini sees ja siin veel kilekoti ja kinnaste sees. Ja mina jään nautima seda mõnusat parafiini hoolitsust ja pärast seda läheme vaatame, et mida toredat me veel leiame. Üks täiesti õige koht aja maha võtmiseks, sest et üks asi on see, et sellisest linna kiirusest ja ütleme suure hotelli kärast on siin meie külalised kõik ilusasti eemal. Meie loodus on super, me asume sellises kaunis ajaloolises mõisapargis. Me kliendid ütlevad nii, et see on nagu selline tõeline puhkuse koht.
siin ümberringi, nagu ma nimetasin juba seda mõisaparki, aga meil on siin lisaks veel on virgestusala siinsamas lähedal, sest me asume aleviku südames. Et see kõik, mis on nagu kogukonna jaoks tehtud, siis meie hotellikülalised saavad seda samamoodi kasutada. Mis on nagu huvitav ja eripärane meil siinsamas on näiteks talvel on suusarajad ja me laenutame ka suuski ja suusasaapaid, et seda juhtub mitte igas hotellis. Siinsamas lähedal, kuhu me oma kliente saadame, on näiteks Selisoo raba. Et kui Harjumaa inimesed käivad kõik kas Kakerdaja rabas või siis on seal tohutu liiklus, aga meil on see võimalus, et sa lähed ja sa oledki üksi ja see vaikus on nagu kõrvu lukustav ja sa võid ka kindel olla, et mingi paar loomasilmi jälgib teid nagu kogu aeg, et see on niisugune täiesti iseendaga olemine. Meil on nagu põhjust olla eriti uhke alates nüüd oktoobrikuust, me avasime selline täiskasvanutele mõeldud sauna vaikse tagatoa ja sinna tuli juurde siis 4 sauna. On selline väike lõõgastusruum aatriumis ja terve selle meie supelmaja ja spa peale me saame inimestele pakkuda 8 erinevat sauna. Nii et tulge kõik avastama. Meie restoran on uuenemas selles mõttes, et me oleme küll juba selle sisu ära muutnud ja pakume eelkõige eestipärast toitu, eestipärasest toorainest ja mida vähegi võimalik on siis ümburuskaudsetelt põllumeestelt. Nii et meil on lammasaroos on lambaliha, meil on veis on siit samast, meil on sealiha siit samast, samamoodi ka kartulid ja nii edasi ja kes meile tulevad külla, siis näevad, et meil on siin Viru toiduriiul, kus on siis kohalike tootjate mõnusad toiduained, mida on väga armas kodustele kaasa viia. Meie jaoks on siin õdusas kaminasaalis ette valmistatud väga isuäratav roog, lausa vein, kohv. Nii et mina asungi seda kõike siin nüüd nautima. Kui minna koos terve perega mõnele pidulikule sündmusele või näiteks pildistama, siis on üsna keeruline leida tervele perele kokku sobivaid riideid. Ja just selle probleemi lahendamisega tegeleb üks kodumaine bränd, mis toodab muu hulgas näiteks nii nunnusid lipse. Kuidas sündis Lalavuu? Lalavuu sündis minu ja Pille kohtumisest beebide võimlemise tunnis. Ja võimlemise tunnid siis läksid edasi kohvitassi ääres, kus me siis ühel päeval arutasime, et kuidas siis lahendada 6-kuuse poisi ja siis 2-aastase poisi pidulike rõivaste probleem. Mõtlesimegi siis koos välja sellised tooted nagu Kikilipsu body, mis on meie meeskonna liikmel seljas ja Kikilipsu pluusi siis. Ja need on sellised mugavad ja lihtsad väikelaste tooted sellise vahva silmapaistva detailiga. Ja siis läks aeg edasi. Meil lapsed sirgusid, tuli lapsi juurde ja tekkis vajadus siis tüdrukute riiete järele, mis siis me oma valikusse võtsime. Tänaseks oleme tegelikult siis kogu pere riiete rõivabränd, mis siis teeb ühesuguseid rõivaid ja aksessuaare kogu perele. Lalavuu nimi sündis ka ajurünnaku tulemusel. Et ühel hommikul siis kohvitassi ääres tegime Pillega koos siis sõnademängu ja taipasime, et tegelikult nii ääretult äge, et lapsed on meid kokku toonud ja et armastus ühendab inimesi ja meie puhul armastus oma laste vastu ja suur soov teha nende elu lihtsaks ning pakkuda parimat. Ja sealt edasi siis jätkuski see sõnademäng, armastus, lapsed, armastan oma lapsi ja kui armas see on, kui lapsed seda ütlevad, nad ei oska kohe rääkida, aga ikka tahavad öelda I love you. Ja sealt sündiski Lalavuu. Lalavuu meeskonnas on mitu toredat templejat, tänu kellele üldse Lalavuu saab toimida. Ja meil on hästi palju toredaid koostööpartnereid. Täna oleme ka siin Valge stuudios, kus Jana Sült teeb meie toodetest pilte. Lalavuu tooteid saab hetkel osta Telliskivist lasteasjade kauplusest T60 Kids. Aga varsti kindlasti saab meid igast linnast. Ja Saaremaal ka muidugi Rüblikute poes oleme olemas riideid ja aksessuaare siis saab hetkel Facebookist, Instagramist ja peagi valmib ka meie e-pood. Kui tahta tulla Ida-Virumaale seiklema, näiteks Toila kanti, aga päris hotelli minna ei soovi, siis selle jaoks on olemas näiteks selline väga armas maja, mis on Toila Oru pargi keskel
see maja on minu selja taga ja tegemist on muide nutimajaga, mis tähendab seda, et personaliga üldse kohtuma ei peagi. Mis korteris me praegu viibime? Me ööbime korteris Meri. Meri on loodud perekorteriks, kus saavad siis perekonnad käia puhkamas, patareisid laadimas ja aurat puhastamas, sest et meie korterid on väga hea auraga. Mis siin majas siis enne on olnud? See maja ehitati 19. sajandi lõpus koertemajaks. Kohalikud inimesed teavad Valgemajana, aga kui see Toila parki ehitati Oruloss, siis Orulossi ehitajad Jelissejevid olid koertekasvatajad ja siin majas isegi teati rääkida, et kasvas 50 koera lausa, nii et see on koertemaja. Kes siin siis tavaliselt ööbib? Loodusseiklejad, kes käivad Toila pargis elamusi otsimas, kultuurikogejad, perekonnad, välismaa turistid naaberriikidest, et see on väga populaarne koht Toilas, kus ööbida. Mis siin Toilas üldse teha saab? Toila on väga armas väike alevik, kus on mererand. Inimesed saavad käia suviti rannas, siis siin on Toila-Oru park, kus oli Konstantin Pätsi suveresidents. Kõige enam inimestele meeldibki siin pargis käia seiklemas ja inspiratsiooni otsimas. Siis siin on väga ilus sadam, siin saab käia purjetamas, siis siin on palju söögikohti, Toila termid, kus saab käia lõõgastumas. Meie partneriks on ka esteetilise meditsiini kliinik Corrigo Esteetika, kelle patsiendid käivad siin meie majas taastumas, et meil on niisugune tore partnerlussuhe loodud kliinikuga. Ja veel toimub siin väga palju kultuurilisi sündmusi. Ise korraldame ka meie hoovis erinevaid kontserte külalistele ja Toila rahvale. Me läheme nüüd väikesele pausile, aga kindlasti tuleb pärast pausi tagasi, sellepärast et nagu ikka, meid ootab väga palju toredaid asju veel ees. Expressions. Ehte gurmaanide lemmikpäev. Nüüd on meil suurepärane võimalus jälgida noori professionaalseid uisutajaid ja üksiti saada teada, milliseid erinevaid piruette on olemas. Piruette jagatakse kolmeks. On olemas püstised piruetid, madalpiruetid ja siis sellised piruetid, mida nimetatakse liibeluuks, mis on siis tavaliselt inimesed iluuisutamisega seostavad pääsukest, et kõik teevad pääsukest, kui nad jääle lähevad. Et siis ongi, võtad selle pääsukese asendi ja siis teed piruetti sellest asendist ja sealt loomulikult saad siis liita erinevaid asju, saad jalast ühtpidi kinni võtta, teistpidi kinni võtta, aga see on siis nagu see liibeluu, see kolmas piruett. Kõik alustavad piruettide õppimist püstisest, tavalisest püstisest sirgest piruetist. See on siis paremakäelistel vasaku jala peal, selline pöörlemine. Üldiselt hinnatakse ja nagu selle iluuisukava sellises kulminatsioonis tavaliselt tehakse sellist piruetti, mille nimi on Biilmann. Selle järgi võib järeldada, et kui uisutaja paneb oma programmis selle sinna kõige suurema kulminatsiooni peale, et siis ilmselt seda peetakse kõige ilusamaks. Tavaliselt uisutaja teeb seal 8 ringi ära ühes positsioonis, siis vahetab positsiooni, teeb järgmised 8 ja nii edasi. Aga me siis lihtsalt proovime, teeme võistluse oma sportlaste seas, et kui palju nad siis suudavad pöörelda ühes asendis.
näiteks Eesti meister, valitsuse meister Kerli Liinamäe, kes on mitmekordne Eesti meister. Meie treener on Hiiu Valgemäe, kes on ka paljukordne Eesti meister. Ja seal on siis veel nooremad tüdrukud, kes ei ole seeniori vanusesse jõudnud, aga kelle suured teod ja hääl on veel ees kindlasti. Sügis on käes, varsti on talv käes, ilmad lähevad külmemaks, meil kõigil on vaja soojasid riideid ja mitte ainult, meil on vaja ka ilusaid riideid, millega siseruumides käia ja selleks puhuks ma olengi leidnud ühe poe, mille kaubavalik on hulga särtsakam kui tavalistes kaubanduskeskuse poodides. Mismoodi That's-It oma kaubavaliku teeb? Meie kaubavalik sõltub tegelikult väga palju meie klientuurist, et mida küsitakse, mida soovitakse. Vastavalt sellele teeme me siis oma kaubavaliku erinevatest tarnijatest, kes meile pakuvad tooteid. Me vaatame, kas kvaliteedi hinnasuhe on okei, me vaatame, kas suurus on vastavuses, sest et kuna me müüme interneti teel, siis see on väga-väga oluline, et suurus oleks vastavuses. Algus saigi võib-olla 6-7 aastat tagasi minu enda isiklik huviriiete vastu. Kuna meie enda Eesti poodides mitte midagi põnevat ei leidnud, mis mulle just oleks meeldinud, siis otsustasin, et ehk peaksin hakkama endale ise kuskilt kas riidetest tellima või otsima. Ja siis juhtuski nii, et sattusin ühte lattu, kus sain tuttavaks erinevate tarnijatega ja erinevate tehastega. Ja nii on see nüüd edasi läinud, et täna on meil koostöös 75 erineva firmaga, kelle käest me siis toome riideid maale Eesti naistele. Ma arvangi, et meie That's-It eelis ongi see, miks meil on täna ka niivõrd suur klientuur, et me ei telli enda riideid internetist. Ses suhtes, et ei ole nii, et võtan nüüd õhtul kätte, istun arvuti taha, panen omale ostukorvi hunnik riideid, vaatan need lihtsalt ilus modell ja kleit on äge. See tagamaa on natukene keerulisem ja raskem, et me toome ise oma riided tõesti. Et erinevatest Euroopa ladudest, et tänaseks on meil ka tegelikult päris palju tehaseid juba, kellega me teeme koostööd, kelle kaudu me saame siis valida ka lõiked, mudelid, mis meile meeldivad ja tellida Eesti naistele. Et see on väga suur eelis, sellepärast, et me saame tellida erinevaid suuruseid, mis Eesti naistele on nagu tegelikult siiamaani vaatame väga meeldinud. Et suurused hakkavadki meil kleitidel tegelikult 36 kuni 50-ni. Et selles suhtes on ka meie klientuur vanus väga-väga erinev, et alates seal, kes ostavad juba 12-aastast, 13-aastastele juba pükse, väikseid mõõdud. Ja samas on ka see, et paljud tulevad ka oma vanaemaga siia ja ka vanaema leiab omale sooja kardigani selga, et tänu sellele on meil võib-olla ka klientuurbaas päris lai. Kui sina soovid oma sõbrannaga shoppama minna ja soovid võita sellist 100 eurost That's-Iti kinkekaarti, siis mine meie Facebooki lehele ja osale seal vaatajamängus. Kui paluksin sul süüa teha, siis mida sa mulle valmistaksid? Kindlalt kõrvitsapüree suppi. Ei, aitäh. Ohtra peterselliga. Ei, aitäh. Sinu kord. Nii. Kas sa usud hingesugulusse? No ma ei tea, see istub mu kõrval. Kõik need, kes mängivad selle mängu lõpuni ja jäävad kokku, ei lähe tülli, ei lähe lahku, siis need paarid jäävad elu lõpuni kokku, sest kohati on need küsimused ikkagi päris julged ja sellised... Eeldavad ka julged ja ausad, eelkõige ausaid vastuseid. Milline on sinu kokkupuude nende kaartidega? Ma kandideerisin tööle, siis tööle kandideerimise protsessi käigus kasutasime siis neid karjäärikaarte. Ja hiljem siis tuli välja, et neid kaarte siis kasutatakse väga edukalt tööle kandideerimise protsessides igal pool mujal, et kui inimestel on pinged või ei saa kohe intervjuud käima, tööintervjuud näiteks, või siis on probleeme enese sellise nagu sättimisega, et kuidas sa valmistud ette tööintervjuuks, et sellised kaardid on väga kasulikud.
ja kuidas sa neid siis praegu kasutad? Töökeskkonnas CV Online'is kasutame siis karjäärinõustamisel, igatpidi siis värbamises on need väga kasulikud. Kõige esimesena vastad ise ja küsid siis oma kaaslase käest teise küsimuse, et see on selline nagu mõnus vestlus. Kuidas ja millal need kaardid sündisid? Kaardid sündisid puhkusereisil olles sellise ideena, mis oli tegelikult peas juba väga pikki aastaid, sest selliseid häid küsimusi või häid mõtteid, tsitaate ma hakkasin koguma juba keskkooli ajast. Ja reaalne vajadus tekkis nende järgi siis, kui ükskord töölt tulles ma küsisin lapse käest, kuidas sul koolis läks õhtusöögi juures ja siis ütles, et emme, sa küsid seda minu käest juba 3. korda. Ma olin šokis. Neurolingvistilise programmeerimise õpingud kinnistasid seda veel, et selline kommunikatsioon ja suhtlemine inimeste vahel, see on nagu nii oluline. Kui sa sooviksid endale ka selliseid kaarte, siis mine meie Facebooki lehele, seal toimub vaatajamäng ja loositakse välja 3 komplekti selliseid vahvaid kaarte. Minu selja taga toimub praegu üks väga huvitav fotoshoot. Nimelt näidatakse ühe väga multifunktsionaalse riietuseseme erinevaid kandmisvõimalusi. Mis asi on tuub? Kas ta on särk, seelik, kleit, sall? Sa just ütlesid just kõike seda, et tuub on nii särk, seelik, kleit, sall, kui siis ta võib olla aluskleit, ta võib olla seljasoojendaja, vahelüli, näiteks retuuside ja mingisuguse tuunika või jaki vahel, siis ta võib olla veel rasedale väga suurepärane riietusese, sest ta tõesti venib suga kaasa 9 kuud ja pärast jälle tagasi. Ja siis ta on matkasellile suurepärane, kui ta on tehtud meriinost näiteks. Meie tegimegi selle tuubi tegelikult lähtudes oma tohutust reisikirest. Kadriga mõlemad me tohutult armastame reisida ja siis me mõtlesimegi, et teeme ühe sellise asja. Kui me selle kotti paneme, siis me võime mitu asja maha jätta. Ja nii on tegelikult, et kui võtad tuubi reisile kaasa, siis nii mõnigi asi võib koju jääda ja kui 2 tuubi võtad kaasa, selle me oleme nagu katsetanud läbi, siis võib kotis 7 asja maha jätta, et sa võid panna oma lemmikteksadega topiks, lemmikseelikuga, siis paned seelikuks, siis paned kleidiks, siis on jahe, tõmbad ta alla mingisugusele kleidile, hakkab palav, võtab ära, päike on liiga ere, paned ta üldse pähe, et ühesõnaga ainult taevas on piiriks nagu fantaasial, et saab kõigega sobitada. Aga minul on ta näiteks seljas kogu aeg just nimelt mingisuguse abitootena. Mul on ta praegu siin all näiteks ilus kleit, aga ma ei taha seda panna aluspesu peale. Kellele see tuub mõeldud on? Põhimõtteliselt kõikidele naistele. Meil on suurused XS-ist XL-ini. Mis materjal see on siis, millest see tuub tehtud on? Meil on erinevad materjalid. Üks on taas töödeldud vanadest kalavõrkudest. See on sünteetika, aga siukene ühesõnaga väga innovaatiline, kaasaegne, ta hingab. Ja siis on meil eukalüptipuust, mis on ka sellisest jätkusuutlikust metsast nagu targasti kasvatatud, ei ole metsa maha raiutud, on ju üritatud väga vähe vett kasutada ja siuke hästi tervislik ja tore kangas. Tema on natuke puuvillalaadne. Ja siis meil on merino. Tema on nüüd peenvill, selline, mis on ihu vastas nii pehme ja nii hea, et sul ei ole üldse sellist villa klassikalist sügelemise tunnet. Ta on täiesti, võiks isegi öelda, mitte ainult tore, vaid ta on ka tervislik. Saime täna palju puhata ja lõõgastuda ja nagu ikka, elu nautida. Loodan, et ka sina oled saanud puhata. Soovin sulle ilusat ja päikeselist nädalavahetust ja nagu ikka, kohtume järgmisel korral.